Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Tänases saates räägime me õppekäikudest ja oma kogemustest. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Alla. Ja Maigi. Meie sinuga teeme nüüd varsti koos ühe asja, mis on tagantjärgi kindlasti väga lahe, aga õppekäik või ekskursioon või väljasõit või heal lapsel mitu nime. Ja. Et räägime täna siis õppekäikudest, ekskursioonidest, reisidest, klassidega, õpilastega, õpetajatega vist ei räägi. Seda me ei ole teinud. Oled sa korraldanud õpetajate väljasõitu? Ei ole, mina ei ole. Ei ole. Aga ma olen korraldanud tööväliseid kohtumisi kolleegidega. See on ka oma moodi suhtekorraldus. Mitte suhtekorraldus. Event manager on tavaliselt kuskil fancy's ettevõttes. Aga alustame võib-olla sellisest kuivemast poolest, et üldjuhul koolide kodukordades on õppekäigud fikseeritud, kord on fikseeritud, koolides on erinevad korrad, neid kõiki saab internetist lugeda ja leida. Kindlasti on seal vahe, kas on algklass, kas on põhikool, kas on gümnaasium. Ma lugesin kuskilt, ma riigiteatest seda ei leidnud, aga ma lugesin, et algklassides on 10 õpilase kohta üks õpetaja vajalik, et minna. Ja. Põhikoolis edasi on 15 ja gümnaasiumis ma lugesin, et üldiselt oli 20. 20 õpilase kohta üks õpetaja. Jah, et see on see, mis on nagu kirjas, mis peab olema, et see vastutaja õpetaja. Et et sa ei saa üksinda, sellepärast ju alati klassijuhataja otsib kedagi juurde. Ja otsib juurde, ma tean, et klassides on ka, minul näiteks hiljuti üks sõbranna käis kaasas nagu lapsevanem, võib ka olla see. Jah, ei pea, et ei pea olema õpetaja. Teiseks, mis on kindlasti, mida tihti võib-olla unustatakse, mida ma olen näinud kõrvalt, et kui sa lähed õpilastega välja, et siis sul peab olema nimekiri ja sul peab olema seal all see kooli, siis ma ei tea, kas tempel või allkiri või mingi... Koolijuhi allkiri, jah? Ma ei tea, kas kooli... Ja mingi asi, mis ikka direktori allkiri, et seda peab ka nagu... kaasas kandma, et sul on olemas. Pean tõdema, pole seda kunagi kaasas kandnud. See oleneb jälle, kas nad on, kui vanad nad on. Sest ma vaatasin ühel algkoolil Harjumaal on täitsa siuke eraldi kodulehe lapsevanema see ankeet, et lapsevanem täidab selle ära ja paneb õpilasele võileiva kõrvale kotti kaasa. Et see on tegelikult väga reguleeritud. Ja... ma tahaks veel öelda ühte asja, enne kui me kogemuste juurde, korraldamise juurde lähme, et mulle väga meeldib Sults, mu lemmik. Sults juba 12 aastat tagasi, ei mitte 12, mingi 10 aastat tagasi. Sults nagu ütles väga konkreetselt meedias ka välja selle, et klassiekskursioon on õpetaja risk. On. Ehk siis sa riskid. Muidugi. Sina nagu... Lapsega midagi juhtub või see on vastutus. See on suur vastus. Iga ihukarvaga vastutad. Me oleme kuulnud tegelikult väga hirmsaid lugusid, et seal artiklis ka kunagi, et ala 3. klassi poiss läks kuskil koopas kulda otsima ja ei kadunuks, eks ole, pärast politsei. Eestis, jah. Ma ei tea, kus koopas sa käis. Siis on olnud ju seda, et vales kohas, õpetaja laseb vales kohas nagu õpilase maha, pärast seda tuli bussist maha. Jah. Jumala! Olla! Nii. Õpetaja palu bussijuhi last kuskil nagu tee ääres välja lasta. Aga tegelikult pärast seda tuli, et õpetaja ei või teha ühtegi peatust. Sa pead viima ta tagasi koolima ja isegi, kusjuures pärast seda, ma töötasin ühes algkoolis, meil oli üks ühepäevane ekskursioon, öeldi, me elame seal 600 meetrit koolist, pange ka seal ristida. Ma mõtlesin, tulete kooli juurde, ja võtate oma lapse, eks. Et mina ei vastuta keegi, mõtle mingi, jääbki seal auto alla. Lähed ujuma ja ütled, ei tohi võõras kohas peakad ei hüppa.
ei tohi hüpata. Et see riskifaktor on nagu õpetaja siis vastutab, et sult tõi selle välja. Ja seal oli toodud välja, et tegelikult siis ühes Tallinna koolis on õpilane, kes on 9. klassi lõpus, teda vist küsitleti seal ja siis ta ütles, ma ei ole käinud mitte ühelgi klassiekskursioonil ega väljasõidul 9 aastat. Ja see tulebki sellest, et õpetajad ei korralda, sest see ei ole nende töökohustus, tuletagem seda meelde. Sul ei ole ametijuhendis kirjas, et sa pead seda tegema. Kas on põnev? See on põnev ja see annab juurde palju. Vaheldus. Ja, et mis nagu sinu kogemus on? Palju sa oled korraldanud? Miks? Kas sa oled riskinud? Kui riski ei saa teada, ma olen palju riskinud. Mul tulevad siin kohe igasugused põnevad näited erinevatest koolidest, aga ma praegu ruttu saaksid kõnelema, siis mina lugesin palju. Sellel õppeaastal ma olen 5 õppekäigul käinud. 5? Absoluutselt. Issand. Jaa. Uskumatu. Kohe tuleb 6. Oota, kas sa mõtled seda Tartu Ülikooli muuseumit ka? Ja muidugi. 2-7, see on see haridusprogramm, eks ju, et Tiiu Kreegipuu on meid 7-ndikega vastu võtnud 2 paralleeliga, siis gümnaasiumis meil need erinevad Eestid projekt, kus me sellel aastal käisime kolleegidega, organiseerisime siis Ida-Virumaale väljasõitu. Ida-Võlumaa öeldakse. Okei. No ühesõnaga Sillamäe, Narva. See oli lahe reis. See oli väga lahe reis. Vaba lava külastus. Hoopis sa hakkad seda linna piirkonda läbi teise vaatevinkli vaatama. Sillamäel oli väga kihvt. Sillamäe siis muuseumist inimene oli meie giid, kes on seal sündinud, elanud, teab neid pisikesi kihvti nüansse, mida ma võin nüüd rääkida klassi ees, eks ju, sest ma kuulsin, aga kust ma neid mälestusi teaks, eks ju. Et suletud linnana, eks ju, kuidas Sillamäe üks hetk lihtsalt kaardil kadus. Väga hästi põnev, saan ise ka teada. Ja nüüd viimati ja tõesti käisime siis see nagu Eesti 18-19 sajand siis Tartu Ülikooli muuseumis väga kihvt oli ja ma sain ka ühe õpetajaga kaasa minna suusapäevale Kütiorgu. Suurepärane võimalus, polnud kunagi seal varem käinudki ja väga kihvt koha peal instruktsioon, õpetus, mäele minek, väga nagu siuke hästi organiseeritud, rühmadena lastakse peale, ajalised vahed, et nagu suurepäraselt Kütiorus kõik organiseeritud, et soovite minna. Aga osad asjad sa ju korraldasid või orgunnisid nagu ise, ja osad olid see, kus sa läksid ja kutsuti kaasa. Ja, no mis Tartus teadsid Vaksali juurest liigud kesklinna poole suurem organiseerimine, aga on need erinevad Eestid, see praktikum, mis meil oli, siis küll, et see on ikka üks korralik logistiline väljakutse, eks ju, et sa pead nagu sa saad kõikidega kontakti. Sa tead, mis kell sa nagu pead kuskile, sa ei saa ka kell 7 hommikul sõitma hakata, sest kool hakkab meil 8:30, et kell 8 on see aeg, kus me hakkasime sõitma ja sa pead nagu ajastama ka, et ja paned ka jooksma, ja kui me läksime sügisel, sa pead arvestama ka kellaaega, et kell 3 on juba pime, et sul sinna Sinimägedesse nagu enam sinna monumentide juurde enam asja ei ole, sest see on lihtsalt pime, sa ei näe. Et just see marsruudi paika panek arvestades kellaaegu, söögikohtade lahtioleku aegu, ega ei ole ka igal pool võimalik bussi täis rahvast niiviisi teeninda, et sa pead ette tellima, eks ju, et asi jookseks. Siis bussi organiseerimine, see oli muidugi selles mõttes oli natuke lihtsam seekord, et kuna see on valikaine teatud suuna ainele, siis raha mina ei korjanud, eks ju. Et kooli siis majandusjuhataja ütles eelarve, millesse me pidime jääma ja me sellega hakkama saime. Et väga kihvt, aga ma pean ütlema, et ikka ka roppult väsitav. Sa istud 8-15 bussi ja sa naased tagasi 21-20 või 21-30. Ikka see oli kolmapäevane päev, kui me seda tegime, ma ütlen neljapäev reedel ikka metsikult raske olla. Ja seal ma oma kolleegile ütlesin ka, et sellist õppekäiku me nädala sees enam nii ei tee. Et see oli nagu väga-väga väsitav.
Uskumatu. Õpilastele ka ju. No õpilane, ta võib järgmine tund sisse magada, õpetaja siukest pulli teha ei saa. Et, aga õpilastelt saite positiivselt tagasisidet, meeldis neile? Jaa. Tähendab, mina neid nagu ma ei õpeta, see oli hästi huvitav, et kuidas seal aga Kari õpetab, minu kolleeg, eks ju, ja Urma, nendel oli küll täitsa vahva. Mulle tundub küll. Aga olen organiseerinud enne ka. Jääme korraks siia pidama see, et kolmapäeval käisite või neljapäeval. Ja tihti on nad ikkagi, sest need muuseumid ja asjad ja on ju ka töötavad esmaspäevast reedeni. Muidugi. Ja vaata, seal tuleb ka nüüd see konflikt, kui mõned klassid või õpilased käivad nagu pidevalt ära. Ehk siis õppekäik või ekskursioon on ju tegelikult hariv asi. Aga seal on tihti olnud minu eelmistes eludes ka, et jälle nad lähevad ära. Mul jäävad jälle tunnid. Mina olen nüüd ära õppinud, ma vahetan tunde. Viimane kord väga hästi. Et sa annad nagu oma tunnistusi. Aga kõik ei saa niimoodi. Tead, isegi 2 nädalat hiljem on mõni võtnud seda tundi. Asi töötab. Et kui see aineõpetaja väga tahab oma tundi tagasi, siis mina leian, et mina olen võimeline seda korraldama. Tegelikult on kuidagi määratud ära ka kooliti vist, et mitu päeva üldse õpilased nagu võivad tavaeskursioonil. See, mis sa käisid Tartu ülikooli seal muuseumist. Toomkirikus, see on nagu teine asi. Vaata, siis käisid ainult mingi... Tundidest, see on ju jalutuskäigu kaugusel, aga terve päev on, jah. Et seal on nagu erisusi ikkagist, et ütleme nii, et see korraldamise kohta võiks rääkida ka mõne loo, et ma olen korraldanud nüüd 2 enne pandeemiat korraldasin Berliini reisi. Kõik mõtlesin, et prooviks sellist, et kui nagu õpetajatöö enam leiba lauale ei too, et äkki võiks hakata mingiks reisikorraldajaks. Kusjuures tarbijakaitse soovitab õpetajatel alati võtta nii-öelda seda reisi siis turismifirmalt niimoodi, et vanemad maksavad turismifirmale otse. See on siis pärast lihtsalt asju ajada, aga ma korraldasin lennupiletid, kõik asjad, ma ei tea, kirjutasin seal inimestele, et me tuleme, et saatkonda näiteks Berliini reisis. Ja see oli siuke paras peavalu kohati sellepärast, et kallis kuulaja, Saksamaale soovitakse tihti faksi veel, mis on väga põnev, et umbes, et saadetakse sulle nagu ankeet, kuhu on vaja allkirja ja siis ütled, et ma saadan digiallkirja, ei, et saatke faksiga. Digiallkirja väljaspool Eestit väga vähesed tunnustavad. Et saatke faksiga, meil ei ole faksi. Okei, siis lõpuks sain, et skanneerige sisse. Skanneerisin siis sisse ja saatsin nagu PDF-ina. Et sellised korralduslikud nüansid ja muidugi kõik tuleb enne bookida või mis eesti keeles sõna on, broneerida. Et sellised asjad ja alati on see, et ei lähe nii, nagu sa tahad. Ja ei, sa pead olema nagu tagasilöökideks valmis, väga paindlik tuleb olla siis, ja kui midagi just nagu ongi, sa pead olema nii paindlik, et sammu pealt nagu midagi muutma ka, et see ju juhtub, inimesed haigestuvad, mida iganes, eks ju. Ja see korraldamine mulle väga nagu meeldis tegelikult, et see oli kohati nagu et see näiteks üks mul on meeles ka praegu, kui korraldan seda Berliini ees, et üks asi muutub, näiteks, et see Reichstagi kupli, see muutub. Parlament. Ja parlamendi külastus siis. Et see muutub ja siis vaatad, aga seal on see muuseum. No ja, et sul nagu, see on nagu ahelreaktsioon, et see on nagu dominoefekt, et kui üks asi muutub, siis peab teised ka kohe ümber mängima. Ega see ei ole lihtne, see vajab pühendumist ja aega ja ikka väga suurt sisemist nagu motivatsiooni. Mina Berliini. Ei, ma räägingi, et see ongi absoluutselt. Mingisugust seda Pariisi või Madriidi reisi mina ei korraldaks. Absoluutselt. Siukse kirega. Ei, muidugi. Aga rahast rääkides korraks, et soovitatakse siis tarbijakaitse nagu on ametlikult välja käinud selle, et parem oleks, kui kanda nagu raha sellele turismiettevõttele. Aga 2001 aastal üks Viimsi kooli õpetaja hakkas ka Praha ekskursiooni korraldama. Hookus pookus. Aurustus koos rahaga. Raha ja õpetaja oli kadunud. Uskumatu on ju. Et kool ei teadnud ka, kus õpetaja on ja siis oli siin toodud välja, et 16
1500 krooni, ehk siis umbes 1000 eurot. Et 1000 euroga pani. No see 1000 euro praegu ei ole enam see, mis see oli 16 000 Eesti krooni kunagi. Tegelikult ma arvan, neid juhtumeid on veel lihtsalt, kindlasti, et õpetaja paneb nagu rahaga nagu minema. No, meil on ka kunagi vaata, kui raamatupidajad olid koolides, siis on ka igast lugusid juhtunud, aga see ei jäägu teiseks korraks. Tõepoolest, vastutus ja no näiteks, oled valmis mõneks looks või? Noh, räägi. No mina kunagi läksin... Oota, ise või õpetajana? Õpetajana. Mina õpetajana, ajalooõpetajana läksin 7. klassiga kaasa. Klassijuhataja organiseeris neil selle reisi. Ühes maakonna koolist läksin siis ja pealinna ikkagi keskaeg, 7. klass ja neil olid seal oma teatrikülastused ja vaba aeg ja kõik, aga no kuidas sa siis nagu 7. klassiga käid, nii et sa Niguliste siis muuseumit ei külasta. Maigi, kas sa tead, et surmatantsumaal on väga hästi nagu turvatud või? No ma arvan, et see on... Ja kui sa seal üle piirete lähed, siis läheb signalisatsioon tööle. Nii. Minu õpilased said sellega hakkama. Mis juhtus? No ikka räiga alarm läks tööle, turvamehed jooksid kohale. Ei murdnud kedagi pikali, aga mina tahtsin sealt läbi selle keskaegse põranda vajuda. Ma ütlesin, püha taevas. Aga noh, jah, et võib juhtuda. Siis klassijuhatajana Tallinnas töötades ma organiseerisin väljasõitu Naissaarele 10-ndikega. 0 tolerants igasuguste mõjuainete suhtes, aga teostasin ikkagi kotikontrolli. Konfiskeerisin korraliku siukse kotitäie alkohooli. Ja võts, no kus sa ju sõidad sealt Pirita sadamast sinna Naissaarele, kus sa selle alkoholi paned, võtsin kõik kaasa. Mul oli see paar õpetajat ka kaasa, aga õpetajad, me olime erinevates tubades. Oli 2-3 õpetajat oli. Ei, see oli nii, et ma olin üksinda, aga täpselt samal ajal nagu päevaste vahedega tulid minu kolleegid ka, kes tuli, mina olin seal ööbimisega 1 või 2 ööd, aga teised olid nii, et hommikul läksid hommikul tulid, õhtul läksid. Ja siis ma viisin selle koti sinna oma ruumi ja seal see seisis ja mina jooksul vist lukku ei käinud. Pärast ma võin ainult nii palju öelda, et lapsed olid mul seal toas käinud. Vargil käisid, jah? No võib ka nii öelda. Ma ei lasku detailidesse, kuidas nad sellega vahele jäid, aga ühe siis alkohoolse pudeli ja 2,5 liitrise Coca-Cola nad suutsid sealt ära lohistada, sest seal, kus me ööbisime, seal on ikkagi nii, et elekter tuleb generaatori pealt ja poodi neil sealt kuskil võtta ei ole. Et sellised põnevad lood. Aga pärast seda sul nagu usaldus oli kadunud? Ei, Maigi, mul oli nagu... Ma tean, kes meie kuulaskond on, aga ma ütlen, mul oli nagu respekt selles suhtes, et mida nad olid teinud ja kuidas nad oma jälgi olid hajutanud ja kuidas nad nagu tegelikult vahele jäid. Ma rääkisin neile ära, et ma sain aru sellest ja ma rääkisin nii, et ma ütlesin, et ma tunnustasin neid selle loomingulisuse eest. Et see nii on. Aga ühe pudeli nad said tagasi, kui nad gümnaasiumi lõpetasid. See oli ära peidetud niiviisi. Aga ma arvan, see alkohol on üks suurimaid hirme õpetajate. Absoluutselt, sest ega tehakse sellised, kuidagi julgus saadakse mingisugustus tegevusteks, eks ju. Et nagu sa ise ka ütlesid siin saate alguses, et õpetaja vastutab, kui temal tekibki alkoholimürgitus või ta läheb kuskile hulkuma, ta jääb kuskile magama, läheb külmaks, alajahtumine. Ma ei tea, läheb ujuma, jalg läheb krampi. Et ma räägingi, et see täiesti sellised asjad, et ja sina vastutad selle eest. Iga jõu karvaga. Siis ma saan täiesti aru, et see üks Tallinna kooli õpilane pole 9 aastat kuskil käinud. Ei, muidugi. Kurb, eks ole, aga seal on see teine. Aga seal nagu õpid ka aga mina ütlen seda, et mina ei tea, mina olen nagu alati, mina ei ole kartnud. Jah, ma olen niiviisi ennetanud, mina ei tea, ma arvan, see on seadusevastane, et ma tegelikult neid kotte läbi otsisin. No tähendab, ma ise ei otsinud, ma ütlesin, et tehke kotid lahti, et näidake, mis sul on. Mina oma kätt sisse ei pannud, ma olen rohkem kui kindel, et see on seadusevastane. Aga ma ei kahetse, et ma seda tegin, sest hulk oli ikka korralik. Aga ma ütlen ka, et kui mina olin õpilane
Forseliuse gümnaasiumis õpetajad käisid ja tegid. Kujutad ette, Maigi, ma olin 6. klassi õpilane, meie õpetajad, nagu pareeklassi õpetajad, siis panid pead kokku, nad viisid meid 6. klassi junsusid, viisid Liivuparki, Riiga. No Jurmalasse isegi. Riias meil oli vanalinna ekskursioon, ma katkendlikult mäletan seda, sest hiljem ma ju elasin seal. Et see oli väga põnev, et 6. klassi lastega sa lähed veeparki. Noh, vot müts maha, aga see ei ole veel kõik. 99. aastal need samad õpetajad otsustasid minna bussireisiga, meil 8. klassi õpilased. Õpetajad otsustasid meiega minna Tšehhi. Bussireis 8-ndikega. Noh, ütleme nii, et usaldust kuritarvitati, aga mitte midagi ei juhtunud selles suhtes. Aga nagu müts maha, 99. aastal sa lähed 50-kohalise bussiga õpilastega Tšehhi. Vägev reis, siiamaani. Ma 35, ma mäletan, kuidas me käisime käsitöö siis töökojas, kus puhutigi klaasist vaase, nõusid. Õues on, ma ei tea, lumi, -15 kraadi külma, inimesed T-särkidega seal tööl, sest on nii kuum. See oli ka hästi huvitav. Ma ei tea, kas see on nagu lubatud või ei ole. Näiteks need klaasimeistrid, kes seal tööl olid, need vahepeal rüüpasid õllet ka töö ajal. Noh, samal ajal nagu ekskursioonid sees. See oli nagu mis mõttes tööl teete nii. Aga töökultuur, see ei ole tänase saate teema. Ja üldse seal mägedes elades ja muideks, sealt ma leidsin omale kirjasõpra Saksamaale. Ja saksa keelt ma valdan. Tegelikult neid positiivseid aspekte õpilasena on ka. Ja Varssavis käisime ka seal läbisõidul veel vanalinnas. On nagu, ma räägin, mul on nii palju häid mälestusi. Isegi näed see õpetaja juba, see Niguliste nali, siis juba oskan naerda. Et minul on alati meeldinud käia ja endale on meeldinud käia ja olen julgenud ka vastutust võtta. Aga ma pean ka ütlema, et minu väljasõitudel, kus ma olen osalenud või korraldanud, pole ka mitte midagi juhtunud, aga ma tean lugu näiteks, kus mindi ka samamoodi siit Tartumaalt Lätti ja üks õpilane, see on see pea ees vette hüppamine, tehti siis ma ei tea, mingi peatus ja mindi ujuma, lapsed suvi ju. Ja siis tema hüppaski seda peakat ja tema hüppas, selles suhtes oli õnnelik õnnetus, et teadvust ei kaotanud. Tõsiseid nagu tagajärgi ei juhtunud, aga pea oli lõhki ja peast me teatavasti teame, tuleb väga palju verd. Kui ta sealt veest välja tulid ja klassikaaslased teda nägid, siis oli ikka kiirabiga sõit ja see on see koht jälle, et kui sa lähed ikka Eesti riigi piiridest välja, ükskõik kui vana või noor sa oled, sul peab olema Euroopa ravikindlustuskaart. Kui mitte kaardi kujul, siis vähemalt süsteemis aktiivne esmaabi sa saad tasuta, aga näiteks hospitaliseerimise sissekirjutamine, kus sind jäetakse haiglasse, siis on hinnakiri hoopis teine. Et võib ka juhtuda, aga võib-olla sellepärast olengi siuke hull julge, sest ei ole midagi nagu endal juhtunud. Aga mina õpilasena, ma ei mäleta väga palju see ekskursioone, aga ma mäletan, et ühe korra gümnaasiumis vist käisime Tammsaare radadel. Ei, ma olen mul tulevad meelde, jumal, kuidas mul meelest läheb, meil sõpruskool Saksamaal ju. Issa, ma olen 2 korda käinud ju nii, et ma olen peredes elanud. See tuli lahe. Ja et see on seal Freudenstadti linnas oli meil see sõpruskool Baden-Württembergis siis liidumaas, eks ju. Nii, et tõesti, et meil oli nii, et 60 kilti oli Austrias, 30 kilti oli Šveitsi. Nii sain mina näha siis Reini koske Šveitsis, käia Alpides, käia... Kui vanas olid siis? 10. klass ja juba ülikooli esimene aasta, aga mu õpetaja lihtsalt kutsus mind kaasa. Et ma olen käinud Euroopa Parlamendis Strasbourgis, ma olen näinud katedraali. Et see on nagu see oli see aeg veel, kui digifotokaid ei olnud, et mul on need ilmutatud pildid veel, et mingi keskaegsetes koodikirikutes käinud ja ma olen 35, sellest on möödas ikka 20 aastat ja mul on need asjad meeles. Et see on väärtus omaette.
Tallinna Ülikoolis on isegi aine, kus õpetatakse ekskursioonide ja õppekäikude metoodikat. Väga põnev. Väga tuus, ütlengi. Vau, jah, et ei tea, minu ajal küll, mina sihukest asja ei ole õppinud. Mina guugeldasin, siis olid noored koolis ja programmis oli ka, kas oli 6 sammu, kuidas organiseerida õppekäiku. Meil on need selged juba. Katse-eksitusmeetod. Kui see saade etusse läheb, ma ei tea millal, aga siis me oleme kas just või oleme just tulnud tagasi mingi aeg tagasi Berliinist. Ahtu liibe katt. Ahtu liibe. Ma ei teaks, heilige Goethe. Aga mis meie eesmärk seal on? Meil on ikkagi kultuur, eks ole. Mõtle, kui lahe, kui meie õpilased kunagi ka räägid, ma nägin seda. Ma käisin selles Reichstagis, eks ju, nagu siis parlamendi hoones, eks ju. Kupli. Ei, absoluutselt. Potsdamisse lähme, eks ole. Mul oli saksakeelne ekskursioon giidiga. Ma sain kõigest aru. Mõtle, kui lahe. Ja, absoluutselt. Issa ma täiega tegelikult ootan. Mina ka. Et ma ise olen nagu... Sest mina olen nendele 9. klassist tead seda seal lähiajas õpetan seda Potsdami konverentsi ja kõike seda. No, siis see ongi see tegelikult, mida tegelikult ju õppekavaga tahab, et ta suudab nagu, mõtle kui lahe, kui me kõiki neid asju, mis me õpime, nagu reaalselt ka näeks. Saaks, jah. See oleks lahe või ma mäletan, kui ma esimest korda oma suure elu unistuse nüüd reisides sain täita ja nägin Neuschwansteini lossi, mida ma olen muidu pildi pealt kogu aeg nagu näinud ja siis ma sain aru, et Baieri maal, jah. Jah, et see, ma nägin küll täiskasvanuna seda, aga see, kui ma oleks seda noorena näinud, võib-olla oleks hoopis teised mingid tunded. Aga mul on näide näiteks eelmine aasta, koroona aasta, eks ju, haridusprogrammid toimusid ju. Ja väga kihvt, mina siin kohe tooks välja Riigiarhiiviga, Liis Papsteliga tehtud vägevad tunnid ärkamisajast ja need tunnid, kus me saime lugeda Siberis saabunud kirju. Vot see Siberis saabunud kirjade lugemine 9-ndikega oli nagu selles võib-olla isegi formaadis veebitund päris hea, sest me olime kõik kodudes tollel hetkel. Ja need nüansid, mis sealt välja tulid ja kuidas erakirju tsenseeriti, kuidas see läbi tuli. Ja teine väga kihvt kogemus, kuidas tegid Tartu Ülikooli kunstimuuseumi pedagoogid kahekesi, kuidas nad kohanesid olukorraga, sest üks kevad enne jäi kõik ära. Ja nüüd, kuidas nad kohanesid ja kuidas nad käisidki, meil oli see Kreeka mütoloogia oli teema, et üks oli siis kaameranaine ja teine jutustaja. Ma nägin seda näitas kuskil televisioonis. Et väga kihvt, kuidas tegelikult muuseumi hariduspedagoogid olukorraga kohanesid. Et kes tahtsid õpetajad ja olid piisavalt kiired ja said selle aja, ma arvan, need said kvaliteeti. Ma arvan, et õppekäikude ja ekskursioonidega ongi see, et kes tahab, see teeb ja see... Ja ma arvan, et see ei tohiks olla kohustuslik. Kui sul on see asi peale surutud, siit ei tule. Jah. Et õppekäigule. Appi ja näeme.